nädal turgudel kätte on jõudnud 37. nädal, aasta on 2024. Minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev, 9. september. Vaatame siis taas üle, mis nädal endaga kaasa tõi ja mida uus nädal meile võib-olla pakub. Ja eelmisest nädalast siis võib-olla seal põhiline, mis jäi siis fooni nii-öelda mõjutama, oli siis tööturu numbrid ja tööturg on siis endiselt näitamas nõrgenemise märke ja töökohtade loomine jäi seal oodatust madalamaks. See oli osaliselt ka siis põhjus, miks S&P 500 näiteks langes, aga tegelikult kogu turg langes, aga jah, selline investorite mure on nüüd maad võtmas seal majanduse aeglustumise pärast. Ja olgugi, et S&P 500 näiteks on siiski veel endiselt 13% plussis aasta algusest, nii et selles mõttes ei ole nagu veel hullu midagi, selline normaalne korrektsioon hetkel käimas. Ja teatavasti me oleme sellest rääkinud, et septembri nõrkus on nagunii see periood, et on see siis üks või teine, aga igal juhul oodata on, et september on nõrgem kuu kui teised tavaliselt. Ja Fedi poolt muidugi oodatakse siin intressimäärade langetamist seal võib-olla esialgu 25 baaspunkti võrra, aga kui nüüd tingimused halvenevad siin veel nädala jooksul, et siis võib-olla isegi 0,5%, aga eks näis. Igal juhul see otsus on tulemas järgmisel nädalal. Ja mis siis veel jäi silma, tööstustoodang ka jätkas seal langust. DSM indeks kukkus 47,2%-ni, mis ka viitab siis majandusaktiivsuse aeglustumisele. Ja eluasemeturul kasvas hüpoteeklaenude refinantseerimise nõudlus aastaga 94%. Võib-olla osalt ka sellepärast, et intressimäärasid siis on nüüd juba langetatud. Ja töökohtade arv muidugi vähenes, nagu öeldud, et juulis registreeriti seal 7,67 miljonit vaba töökohta, mis on madalaim tase alates 2021. aasta jaanuarist ja töökohtade loomine aeglustus augustis lisandus vaid 99 000 töökohta. Samas kui töötuse määr langes 4,2, nii et viimane näitaja oli 4,3. Et sellised natukene mixed signaalid, aga võib-olla neid numbreid ka ei tasu nagu päris nagu puhta kullana võtta, et see valimiste aasta alati kipub neid andmeid seal natukene moonutama. Et igal juhul pilt on nagu selles mõttes selge, et majandus on jahenemas ja tööturg on nõrgenemas. Mis veel silma jäi, OPEC pikendas siin nafta tootmise kärpeid kuni novembrini 2024, aga nafta hind siiski jätkas langust ka pärast seda Hiina nõudluse nõrkuse tõttu peamiselt. Nii, aga vaatame võib-olla natukene siis ka nendele majandustulemustele peale siin koondnumbrina, et nüüd on siis jällegi suur osa ettevõtteid ju oma tulemused avaldanud. Ja mis siit silma jääb, et võib-olla sellist majanduslangust on siin mainitud rohkem kui tavaliselt. Ja kõige suurema kasvu on läbi teinud siis kommunaalteenuste sektor, mis on ka üks siis selline näitaja, mis võib viidata võimalikule masu saabumisele, et need sektorid kipuvad alati olema siis soosingus ja praegu tundub, et neil lähebki kõige paremini võrreldes kõige muuga. Aga siiski, kui nüüd S&P 500 ettevõtteid koondnumbrina vaadata, et siis 80% nendest ettevõtetest avaldas oodatust paremaid tulemusi, nii et ootused võib-olla on olnud ikkagi madalamad, kui reaalsed tulemused olid. Mis veel turult nagu silma jäi, et siin Dollar General ja Dollar Tree, kaks sellist suuremat nii-öelda odavkauba ketti USAs,
nendel paistab olema ka raskuseid, et aktsiad on siin olnud languses circa 60% hiljutistest tippudest ja peamine probleem on seal siis tarbijate raskus, nagu välja tuleb, et eriti just madalama sissetulekuga kliendid, kes on hakanud oma kulutusi vähendama ja Dollar General märkis oma viimases konverentskõnes, et enamik nende kliente tunneb end rahaliselt halvemini kui 6 kuud tagasi ja see on siis viinud varade allahindluseni ja vähendanud mõlema ettevõtte kasumi marginaale. Nii et eks seal on veel võib-olla ka inflatsioon mängus, et eriti kui on sellised odavpoed, et kaup läheb kallimaks ja samas nad on tihti seotud ka mingisuguste hinnasiltidega, nagu $1 pood või mis iganes. Et ühesõnaga nendel ka ei lähe praegu hästi selles vaates ja Nvidiast veel on nii palju, et eelmine nädal küll sai juba räägitud, aga aktsia langes siis siin kaotatud veel 400 miljardi turuväärtusest pärast seda, kui USA justiitsministeerium saatis ettevõttele kohtukutse ja tahavad nad siis üle kuulata nad seoses RUN-i omandamisega ja midagi oli seal veel, jah, et Nvidia on siis väidetavalt andnud suurematele klientidele eeliskohtlemist, nii et on ka nemad siis nüüd jäänud natukene hambusse seal ja millest veel rääkisime Supermicrost siis jah, et see Hindenburgi raport, mis välja tuli, mõjutas siis hinda väga kõvasti ja eelmisel nädalal siis ettevõtte justkui nagu reageeris sellele raportile, aga sealt midagi mõistlikku nagu ei tulnud, et või väitsid nad, et see info on vale ja ebatäpne, aga ei suutnud nad siis oma vastuses otseselt ühtegi konkreetset süüdistust ümber lükata, mis investorid veelgi rohkem muretsema pani ja aktsia langes veelgi. Nii et ei ole seal midagi praegu rõõmustavat. Teistest uudistest Intel on siin ohus, et võib-olla kaotab oma koha Dow Jonesi indeksis, kuna aktsia hind on langenud ligi 60% sellel aastal. Siis veel US Steel müük on siin takerdumas, kuna president Biden on siis blokeerimas seda Nippon Steeli tehingut. Broadcom ehk siis AVGO ka langes siin circa 9% pärast pettumust valmistanud tuluprognoosi ja olgugi, et ettevõte on suurendanud AI-kiipide müügi eesmärki $12 miljardi sellel aastal ja siis aktsia hind ikkagi langeb. Ja Boeing langes jällegi oluliselt, kuna Wells Fargo alandas siis hinnangut seoses võimalike 2-aastaste viivitustega 10 miljardi vaba rahavoo eesmärgi saavutamisel. Nii et sellised uudised siis jäid silma. Aga vaatame siis graafikutele ka peale, mis nädala jooksul siis hinnad teinud on, et lühike nädal oli, ehk siis 4 kauplemispäeva, et kõigepealt teisipäeval nagu arvata oli, et peale pühi siis hind kukkus, siis ta natukene stabiliseerus seal, kolmapäev, neljapäev ja reedel langus jätkus oluliselt. Ja equal weighted siis põhimõtteliselt siin oli selline lineaarne langus, et siin ei olnud sellist vahepeal peatumist, see on siis RSP indeks, mida ma siin praegu jälgin, ehk siis nagu mõni kutsub real S&P, ehk siis equal weighted. Ja kui nädalast vaadata, siis jah, siit on nüüd näha, et tegelikult päris uut tippu me siin ei saavutanud, et ta jäi siia vastupanu juurde pidama ja siit siis hakkas uus langus. Ja nii et selline tehniline pilt siis välja kujunes ja praegu on hakanud natukene punasemaks minema, et see on esimene selline võib-olla ohumärk, et siin eelmine selline oli aprillis viimati, kus meil kerge ohumärk tekkis, aga siis ta jäi ka siia 20-päevase libiseva või 20 nädalas õigem, see on nädalane graafik, libiseva keskmise peale pidama, et praegugi ta siis on siin praegu selle joone peal täpselt eelmise nädala lõpu seisuga.
et vaatame, mis siis see nädal välja kujuneb. Enamus indekseid olid siis languses, et nii Russell, Dow Jones, S&P kui ka Nasdaq, jah. Et siin midagi ilusat ei olnud ja 50 päeva keskmine ka siis langes üsna oluliselt, et 44 punkti peale jäi ta sinna pidama praegu ja 200 päeva keskmine veidi andis tagasi, see on lihtsalt aeglasem indikaator, aga jah, natukene siis allapoole sellest 70 piirist ta kukkus nüüd. Ja VIX indeks tõusis, jah, loomulikult sellise languse peale on natukene kosunud ja nüüd ta on siin 22 punkti peal, et mis see siis tähendab, see on siis selline keskmine mure investorite poole pealt, et ta veel väga kõrge ei ole, et kui ta nüüd peaks minema siin 25 või enama punkti peale, et siis on juba mure suurem, aga praegu jah, selline kerge ärevus on turul olemas selle järgi. Sektorite koha pealt siin kõige paremini võib-olla on siis consumer staples siis käitunud, jah, et siis tarbekaupade sektor ja veel on hästi vastu pidanud utilities, ehk siis kommunaalteenused ja kinnisvara, ehk siis real estate, teised on enamus olnud siin suuremas languses ja kõige hullemini on seis siis seal tehnoloogia poole peal, et nii kommunikatsioon kui ka infotehnoloogia on siin olnud languses ja energia samuti. Aga need sektorid, mis siis hästi vastu pidasid tehniliselt, siis pilt siin, et jah, on praegu suhteliselt ilus, consumer staples on ilusas tõusu trendis. Sama võib öelda siis utilitiste kohta, natukene on ta siis allapoole siin tulnud reedel, aga siiski püsib kõrgendatud tasemetel ja kinnisvara samuti on jäänud suhteliselt hästi sellele tasemele siin pidama. Insiderite koha pealt mul midagi uut siin ei tulnudki praegu, et selline müügisurve on ikkagi nädala jooksul jätkunud, seal neljapäeval oli võib-olla kõige enam müüke, et ei ole seal erilist ostlemist näha olnud, et pigem ikka müüakse. Ja sesoonselt ka, nagu me teame, me oleme siis sellises tugevas languse perioodis üks keerulisemaid aegu aastas. Siis selle nädala statistiline pilt ka on pigem ikkagi nagu languse poole, kui me ajalugu vaatame. Kuigi ta on niisugune miks natukene, et enamus aastaid on olnud pigem kasvu poole, välja arvatud viimased 5. Ja nüüd viimased 5 on olnud pigem languse poole. Ja kui see langus peaks tulema, siis see langus on igal juhul suurem olnud kui tõus nendel päevadel, et igal juhul päris selged signaalisid välja ei loe, aga jah, võib-olla on üht kui teist, aga kui langus tuleb, siis see langus on igal juhul teravam kui tõus tavaliselt sellel perioodil. Ja tuletan ikka meelde, et september siin on üsna nõrk periood, et esimesed 10 päeva, mida me nüüd oleme kohe läbimas, on olnud siis suhteliselt nõrgad, aga tasub meeles pidada, et viimased septembri 10 päeva on olnud aasta kõige nõrgem alates aastast 1928 siis keskmisena. Ja Astro poole pealt, mis meil siit siis silma jääb, et täna siin Merkuur vahetab märgi ära, võib-olla see on siis üks selline olulisem indikaator. Neljapäeval siin natukene pingeid jälle sisse tulemas. Neljapäev on üks võimalik pöördepunkt ka, nii et hoiame silmad lahti. Ja mis siit siis veel paistab? Võib-olla praegu Blackboxi koha pealt nagu midagi olulist ka silma ei jää. Et igal juhul need nädala prognoosid on nüüd üleval Patreoni kanalil. Ja sinna ma panin veel lisaks Spiderite prognoosi ka, et see natukene annab võib-olla aimu, mismoodi need hinnaliikumised nädala sees ka aset leiavad, et tasub siis võib-olla sinna ka vaadata, et need on siis saadaval seal turutrendi ja tasemes, ehk siis tasulise liikme poolt nähtavad ja lisaks on üleval ka nädala ideed, ehk siis
võimalikud mõtted selleks nädalaks ja võib-olla ka edaspidiseks. Mis siis sellelt nädalalt oodata, et siin on jällegi olulisi asju näha, et täna peaks tulema tarbijahinnaindeks, mis siis annab meile ülevaate inflatsiooninumbritest enne siis Fedi järgmist istungit ja lisaks avaldatakse ka andmed hulgihindade, tarbijakrediidi ja väikeettevõtete optimismi kohta. Et siin on ühte koma teist tulemas makropoole pealt ka. Ja tehnoloogia huvilistele kindlasti oluline päev just täna, sellepärast et Apple on tutvustamas oma uut telefoni, iPhone 16, nagu kuulda on, et ilmselt jällegi välimuselt suhteliselt sarnane, aga sisu poolest võimalikult uus jällegi ja uued kellad peaks ka tulema ja võib-olla kõrvaklapid ka, aga seda siis juba täna õhtul saame teada. Ja mis siis veel olulised ettevõtted nagu Nvidia, Walmart ja AMD osalevad ka Goldman Sachsi tehnoloogia konverentsil, kus siis ka võib-olla tasub silma peal hoida, vaata, mis huvitavad uudised sealt tuleb. Ja lisaks siis suuremad ettevõtted ka tulemusi avaldamas siin, et GameStop, Oracle, Adobe ja Kroger näiteks suuremad nende seas. Et tasub nendel siis ka võib-olla silm peal hoida, et täna peale sulgumist on siis Oracle üks olulisemaid, mida silmas pidada ja homme peale turu sulgumist on GameStop, see on miimaktsia, aga võib-olla praegu lihtsalt huvi pärast vaatame, mida nad saavutanud on, et ta on ikkagi fundamentaalselt olnud väga nõrk, nii et selles mõttes ei ole midagi head seal olnud. Ja mis siis veel võib-olla neljapäeval on siin Adobe ja Kroger, et need on olulisemad siis, mida silmas pidada. Ja vaatame siis graafikud ka põgusalt, et mis siit meil silma jääb. Siin tegelikult üks pöördepunkt meil oli neljapäeval 5. Reedel siis hind päris koobedasti langes, järgmine pöördepunkt on tulemas jällegi neljapäeval 12. Nii et vaatame, mis see nädal praegu siin siis kaasa toob, et selle kohta siis ideed üleval juba täpsemalt Patreonis, et tasub sealt siis vaadata, millised graafikud reaalselt prognoosina välja näevad selleks nädalaks. Aga hetkel on hind natukene siis võib-olla tagasi andnud, et siin kui futuure vaadata, et siis natuke liiguvad hinnad ülespoole juba turu eel. Ja kui nüüd vaadata kulla liikumist, siis kulla puhul pidas jällegi päris ilusti paika see viimane tipp siin, mis oli, kui ma eksin, neljapäeval 5. Ja praegu on siis oodata järgmist võib-olla põhja siin kuskil, mis ta siis tuleb meil homme, 10. Ja siis uus tipp võiks tulla siin juba neljapäeval 12. Nii et sellised kõikumised võimalikud. Ja siis Bitcoini koha pealt, Bitcoin on olnud ikka endiselt languses, et hetkel ei ole midagi positiivset veel silma hakanud. Et ootame selle langustsükli ikkagi ära, et ta siin jääb ilmselt selle 50 000 piiri peale kusagile pidama. Et tõenäoliselt ta siit allapoole praegu ei liigu selles tsüklis, enne kui uus tõus algab. Aga Tallinna börs siis endiselt väga tugevas languses, et siin ei ole mitte midagi muutunud, seis endiselt sama. Sellised seisud siis ja nagu öeldud, nädala ideed ja võib-olla suuremad aktsiad ka siis üle vaadatud juba Patreon kanalil, nii et tule ja liitu. Sealt saad kindlasti huvitavaid näpunäiteid ja võib-olla ideid ka, mida ära kasutada turgudel, aga praeguseks võib-olla minu poolt suur tänu ja edukat nädalat ja siis kohtume juba uutes videotes. Kõike head!